mina olen Kellu ja tere tulemast minu kanalile, kus mina maitsen igasuguseid põnevaid sööke ja jooke. Ma olen nimelt selline maiasmukk ja mulle meeldivad, kui asjadel on uued maitsed või on uute maitsetega uued asjad. Nii, aga täna on mul selline klassikaline küpsis, ma arvan, et kes meist ei teaks Kalevi küpsist, rosinatega küpsise kooke, mis nendest kõigest on tehtud. Ja ma arvan, et vanaemadel on ka nendest lugusid rääkida. Aga mina ausalt ei ole seda nagu aastaid söönud. Ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ja kuna ta niisugune ilus värviline pakk oli, siis mõtlesin, et no davai, proovime. Ja siin kohe on ilus märk, et see on säilitusaineteta. Selline ilus roheline märgike, nagu natuke looduslik. Nii, ja siis, mis mulle siit ka kohe silma hakkas, et nii siin taga, kui ka siis siin külje peal on kirjas, et näiteks üks küpsisese tahvel annab sulle 44 kilokalorit. Ja siis on sul seal rasvad ja kõik asjad nagu ilusti ära märgitud, mis sa sellest saad. Et seda on võimalik siis kohe endale niimoodi ära hinnata, juhul kui sa oled niisugune kaalujälgija. Aga kõigepealt selles videos sa näed siis kokkuvõtet sellest küpsisepakist, maitsest, hinnangust ja siis minu niisugust pikemat mõtisklust, uitamist sellel teemal, mis asi on, kuidas see maitseb ja mis sealt annata. Aga head vaatamist ja mina alustan proovimisega. Sellised küpsised on siis Kalevi rosinaküpsised ja nad on selles mõttes hästi kihvtid, et need rosinad on siia sisse pressitud ja ta on sellise klassikalise maitsega. Ma arvan, et juba vanaemad teavad neid küpsiseid ja armastavad neid süüa. Neid ostetakse hästi palju. Need on väga head koogimaterjalina, sest nad on sellised kuivad. Sa võid neid kasta igale poole piima ja kohvi ja maala sisse ja teha sellest väga häid küpsisekooke. Need on väga head magustoitude lisandid ja sa saad isegi neid pudistada niimoodi nii-öelda küpsise puruna mingite toitude peale. Et selles mõttes hästi ägedad küpsised maitsevad üli hästi mulle ka. Aga kuna need sisaldavad palmiõli, siis video edasises osas ma natuke kurjustan ka sellega. Ja nimelt on Kalevi käest mingil hetkel ka küsitud, et miks need tooted sisaldavad palmiõli. Ja siis Kalev ütles, et on raske muuta nagu koostist ilma, et selle asja konsistents on näed, sobivad kookide sisse sobivad, et selle asja nagu väärtus iseenesest muutuks. Et väga kergekäeliselt ei saa neid otsuseid teha. Aga maailmas tegelikult juba levib see info, seda võetakse järjest enam tõsisemalt, et palmiõli on üks kõige kahjulikum taimeõli üldse, kuna nende palmiõli töötlemisel tekib ainete jäägid, mis siis on vähki tekitava mõjuga. Ja teine asi on see, et vihmametsasid raiutakse hästi palju maha, kus palmid kasvavad. Loodan, et oli vihmamets. Igastahes palme raiutakse hästi palju maha ja see tegelikult tekitab loodusele väga suurt kahju. Nii et kuna teda on väga hea tarbida, siis ta on nagu odav ja nii edasi, siis kõik meeletult ostavad ja panevad igale poole sisse, aga tänapäeval ei ole see enam nii hea asi. Nii et minu käest sai see indeks 1,6. Ma tahan öelda, et see ei ole üldse Kalevi vastane, see ei ole mingi propaganda ega midagi sellist lihtsalt. Mina arvan, et me peaksime sööma võimalikult tervislikult, mitte selle järgi, mis meil asjad maitsevad. Nii. Ma mäletan väiksena, et need küpsised olid sellised nagu pehmed, hambal läksid ruttu nagu katki ja maitsesid üli hästi. Aga ma ei mäleta, mis see üli hästi on tähendab. No. Rosina küpsis. See pudineb, appikene see pudineb, okei.
esimene tükk ja siia maha, aga siuke klassikaline muster, rosinad on sees, nii et täitsa rosinaküpsis maitsele. Nii hea. Ta on magus, ta on nagu üsna sarnane sellele mälestusele, mis mul oli. Veits võib-olla on krõpsum, aga ta on nagu, ta niimoodi kutsub sööma, ta on lihtsalt nii hea. Ma arvan, et mu suu on nüüd küpsise pudi täis. Ja see on lihtsalt nii meeldiv nagu elamus, ta on niisugune nagu kuiv küpsis. See ei ole kõva küpsis, et ta läheb krõmpsti hambal kohe väkki ja siis on ta suust sul läinud. Et on selles mõttes ideaalne koogiküpsis tõepoolest. Sa panete kuskile piima sisse, kohvi sisse, mahla sisse, korraks siis tõmbab selle mahla sisse sinna. Ja siis sa teed temast kooki. Ja noh, ideaalne siukene väga hea materjal. Ja kui see rosin siis sulle hambale satub, siis see on nii hea maitse lisandus, ta on peaaegu nagu šokolaad miski pärast. Väga maitsev. Ja ma arvan, see hea lihtne, hea odav ka. Nii et ma üldse ei imesta, miks need on nii popid. Nad sobivad igale poole täiendavad kõik võimalikud maitseid. Ja noh, ma arvan, ilusad näevad ka välja. Nii. Aga vaatame, mis siin sees on. No. Nisujahu suhkur, taimset rasvat, palmi või seemniku tuumaõli. Taimsete õlidega on niimoodi, et maailmas juba räägitakse päris palju sellest, et taimsed õlid üldse ei ole head. Aga et palmiõli nendest on kõige nagu kahjulikum selles mõttes, et tema töötlemisel ja tootmisel tekivad jäägid, mille nagu potentsiaalne nagu vähi tekitamise risk on kõige suurem. Nii et ja pluss see ka, et palmimetsasid raiutakse nii väga palju, et see on suur nagu looduse kahjustamise risk juba, on ju. Et kui me räägime siin mingitest plastikust, ümbristest ja looduslikest jälgedest ja samas kaob nagu hektarite viisi lihtsalt nagu metsa iga päev sellepärast, et me saaks oma mingid maiustusi ja muid asju nagu süüa näiteks, siis mina selle poolt ei ole. Et kuigi ta maitseb nagu ülihästi, te võite selle võrra paki tühjaks süüa, siis esiteks terviserisk ja teiseks siis nagu jalajälg minus tekitab väga palju küsimusi. E-ained, nende kohta ma ei leidnud mingit hullu informatsiooni. Ja siis lisaks tehakse kaleviküpsiseid Lätis, mitte Eestis. See on nõme. Mitte, mul ei ole lätlaste vastu midagi, aga lihtsalt kunagi see oli suur Eesti rahvusbränd, on müüdi maha. Ja noh, kahju, meil võiks ka mingi oma magusatoodid ikka olla. Nii, aga siis energia poolest 450 kalorit 100 grammi kohta. Palju siin on? Kui suur see portsjon? 163. Noh, ma ei tea, peaaegu 500 kalorit saaksid endale. Siis rasvad ja suhkrud on see peamine, mis siit nagu silma hakkab. Ehk siis rasvane magus maiustus, mis nagu lihtsalt kutsub sööma, nii et see lõpeb. Et muidugi uuem põlvkond armastab toomineküpsiseid ja asju, aga see on lihtsalt oma lihtsa maitse poolest üliäge. Nii et mis selle kokkuvõttes siis võib olla? Seda me saame kohe teada pärast seda, kui me oleme hingega pannud selle küpsisele. Nii,
et kõigepealt esimene hinne on siis tervislikkus küpsiste tootekategooria mõttes. Kuna siin sees on palmiõli, seda küll ei ole ametlikult peetud kinnitatud nagu selliseks ohtlikuks aineks, aga selle ümber on palju küsimusi, pluss tervise, pluss looduste reostamise risk ja looduslike koosluste hävitamise risk, mis siin on. Nii et mina panen sellele 1 punkti. Üldises tervislikus mõttes panen ka 1 punkti. Siis lisaks maitse on seal hea. No maitset on taevani kiita, aga ma panen sellele 5 punkti. Lihtsalt sellepärast, et mitte seda skoori kõrgeks ajada. Ma arvan, et maitse osas inimesed väga paljud on nõus, et need on head küpsised. Ja siis lisaks üleüldine väärtus sinna panen 1, sest kui ta on tervise mõttes juba niisugune küsitav, siis ta on väärtuse mõttes ka küsitav. Et niisugune tulemus. Ja mina sain selleks tulemuseks 1,6. Kõige madalam skoor minu hinnangute juures siiamaani. Ja mul ei ole Kalevi vastu midagi, mul ei ole nende küpsiste vastu mitte midagi. Ja ma hea meelega tegelikult ma võiks need iga päev süüa, teha trenni ja süüa täiega ja rõõmustada, et need on nii toredad küpsised. Aga ma loodaks väga, et Kalev muudab seda küpsiste koostist ja ma leidsin isegi ühe artiklikese, et kus siis on küsitud Kalevi käest, miks nad kasutavad palmiõli. Ja siis nad kirjutavad siin, et need valmistavad neid Lätis, no see ei ole nüüd vabandus, on ju, aga et suure tootlikkuse ja laia kasutuse tõttu on siis ta nagu hästi nagu palju kasutuses ja siis lennukite biokütustena kasutatakse ka palmiõli, eks ju, või osana sellest, eks. Ja siis, aga siin oli kirjas, kus ma selle kaotasin nüüd niimoodi. Vormiküpsised on ju, jah. No. Nii, Kalevi kommunikatsioonijuhi siis selgitus, et seda palmiõli ei ole võimalik kergekäeliselt asendada, on ju, et koostis ei muutuks, konsistents ja maitse ei muutuks. No ma ei tea, kui ma väike olin, kas ma sõin ka elu eest palmiõli sisse, et ma ei oska seda öelda. Võib-olla oli muu asi, aga mina arvaks, et tegelikult see asi on siin inimese kui kliendile väga hea tootepakkumist. Ja kui sa ütled, et meil on toota seda lihtsam palmiõliga ja odavam ja me ei taha muuta selle küpsise nagu konsistentsi, siis okei, kui see asi tõesti nii hulluks läheb, et kõik surevad vähki maha, siis kes see sul need küpsised ostab lõpuks? On see küsimus. Kui see tõesti on nii hull asi, et palmiõli on kehv, siis on kliendile otsase kahju tegemine. Siuke värk. Nii et vot sellised kurvad mõtted siis nende küpsiste kohta täna, aga ma loodan, et sa tuled ikka tagasi, sest ma olen leidnud palju häid asju ka, mida proovida. Nii et näeme jälle. Tšau!